see tuli hiljuti mulle šokina, ma ei tea paljud teist kursis on, aga mu pea täiesti plahvatas, ma sain teada, et meil on Eestis probleem. Nimelt, eestlased ja venelased ei saa omavahel läbi. Ma olin šokeeritud, kui ma kuulsin seda. See oli täiesti uus minu jaoks. Ja ma ei ole tegelikult kunagi sellest eriti aru saanud, sest mulle isiklikult meeldivad venelased. Okei, mitte mitmuses. Kui ühe kaupa tulevad jumala lahe. Aga see on iga rahvusega, see on ükskõik mis rahvusega, kas või hispaanlastega. Ühe hispaanlasega sul on jumala okei olla, 20 hispaanlast, see on liiga palju. Vaat Felipega kahekesi teote veini, räägite luuletustest, mida iganes. 20 hispaanlasega, sul on korraga fiesta, sa oled keset tänavat, sul on punane laudlina käes, pullid on väljas, kuidas me siia saime? Kõik rahvused on nagu ühe kaupa normaalsed. Ja minu jaoks nagu lihtsalt venelased, neil on mingi omadus, mis teeb neist väga head sõbrad. See on asi, mida ma telefoni teel ostaks. Kui Marju mulle helistaks, meil on pakkuda täna 10 euriga Jevgeni sulle. Telli kohe, 1 pudel viina tasuta peale teie esimeseks seikluseks. Siis ma kuulaks veitseni. Aga miks ma seda arvan on see, et mul on elus üks vene sõber olnud. Ta käis mu klassis, mul ei olnud valikut. Üks päev ta oli mu aia taga, idissuda, mul oli sõber. Ma pidin lõbutsema. Aga lihtsalt nagu vene sõbrad, sa tead, et sa saad neid usaldada, nad on sinuga igast sitast läbi. Eesti sõbrad, kui olukord läheb raskeks, sa ei näe neid. Nad kaovad, nad haihtuvad, nad oskavad väga hästi kaduda. Näiteks sa kõnnid oma Eesti sõbraga, kelle nimi on, ma ei tea, Toomas, kõnnite kahekesi tänava peal, mingi 5 tüüpi tulevad eemalt vastu, enne kui sa jõuad öelda, et Toomas, mingi 5 tüüpi kõnnivad vastu. Toomas on läinud. Aga kui sa kõnnid Jevgeniga tänava peal, hakkad ütlema, et mingi 5 tüüpi tulevad vastu, enne kui sa jõuad selle lause lõpetada, Jevgeni on nagu lumesahk ees minemas juba, sa oled nagu, oota, nad ei pruugi ohtlikudki olla, Jevgeni on lihtsalt, aga meie oleme. Ja see on hea sõber. Eesti sõbrad kaovad isegi, kui ühistranspordis tuleb piletikontroll peale. Sa oled nagu, Toomas, piletikontroll, Toomas, nad panid uksed kinni, kuidas? Toomas on kuskilt lõõtsa vahelt juba lihtsalt põhimõtteliselt põgenemas. Jevgeni on pärast Mupo bussis ka sinuga. Ta valideeris pileti ära, aga ta on lihtsalt su kõrval nagu, toome ära, sa oled nagu, mis asja? See 10 eurine trahv rahune maha. Ma ei tea, EKRE tuleb võimule, Toomas on juba parvega Rootsi poole teele. Jevgeni on lihtsalt sinu kõrval patsutab ula peal, ära muretse, Venemaa tuleb varsti.